Hello, all of you beautiful souls. Tere, kaunikesed. Kuidas teil hästi läheb? How are you all doing? It's time for this Sunday's free mini readings on YouTube. We're gonna check out the energies for the next week. And then you can come on screen if you want. See on kõige tähtsam meil praegu meeles pidada. Ja ma ütlen enne veel ära, et kui sa seda juhtud täna nägema, siis tänase päeva lõpuni on võimalik soodustusega minisõnumeid saada. If you see it on the daily broadcasts, know that until the end of 21st of March, you can get a discount. Half off of mini readings. Leia oma sisemine laps. Kui ma ennem siia tulin, siis ma küsisin ka, et mis on see, mis võib raskeks kujuneda, katsumuseks kujuneda, tuli, et sisemise lapsega kontakti saamine. So nice to see you all here. Nii kena teid siin näha. Nii, mis on see kõige tähtsam asi, mida meil on vaja teada? Mis on see kõige tähtsam asi? Ja täpselt sama, mis eelmine nädal. The same thing as the week before. The same thing as the week before. This card. Täpselt see sama kaart tuli eelmine kord. Võta see side silmade pealt ära. Hei. Võta see side silmade pealt ära. Take off the blind. You are free. Sa oled vaba. Keegi ei takista sind. Sinu takistus on sinu sees. The only thing that is holding you back is yourself. See on ainult illusioon. It's the illusion of trapment, a lack of self-confidence that makes you feel helpless. Being afraid to take action, take responsibility for your life now. Võta juba praegu vastutus enda elu eest. Mitte keegi ei tule sind päästma. Sul tuleb lihtsalt olla ise piisavalt enesekindel, ise valida oma lahingud, ise enda eest välja seista. You have to stand up for yourself, stand up for your beliefs. Feel it, what you believe in and stand up for it. Ja nagu ikka, peaingel Samuel on siis see, kes meil aitab asju teistmoodi näha. Vaata asju natuke teistmoodi, vaata asju natukene mõne teise mätta otsast, mõne selle külje pealt, mida sa ei ole vaadanud. Look at things on the different perspective, like from the corner you have not looked at things thus far. Et vaata, kuidas asjad võiksid veel olla, tunne huvi, küsi küsimusi, ask questions. Anything else that we need to know for Monday? Mida me esmaspäevaks peaksime teadma? Esmaspäevaks tuli selline kaart. Peaingel Haniel, kes aitab meie sees näha. This card. Archangel Haniel. Archangel Haniel helps us see in ourselves things that we have hidden deep inside. Peaingel Haniel aitab siis meil meie sees näha neid asju, millel me ei ole tahtnud otsa vaadata. Et Samuel ja Haniel on sellised, mõlemad aitavad näha asju uut moodi. Üks nagu rohkem alateadvuse tasandil, Haniel on just siis alateadvuse tasandil ja Samuel on siis see, kes aitab meie ümbruses keskkonnas teha asju, näiteks kui me oleme midagi ära kaotanud. Aga Haniel on just meie enda sees, kui me oleme midagi ära peitnud. Ja Samuel on siis rohkem, kui me oleme kogemata midagi ära peitnud.
Samuel helps us find things if we have like mistakenly put away things in a safe place and then forget about it. But Haniel is more about if we want to see in our subconscious and see the things that are deeply hidden in ourselves. All the good things, all the things that we need are already within us. Et kõik see, mis meil vaja on meie sees juba olemas. Meil tuleb lasta sellel lihtsalt endast välja voolata. Powerful psychic insights. Reflection and meditation that provides valuable information. Be at peace. Ole rahul, leia see rahu enda sees, võta aega istuda ja lihtsalt kuulata iseennast ja enda häält. Mitte seda häält, mis karjub, vaid seda väikest häält siin südame sees. Mitte seda, kes siin karjub, et lollakas oled ja mida iganes veel on ju, et kuule, mida sa endast arvad. Seda häält ära kuula, sest sinu südame hääl ei tee sind maha. Isegi siis, kui sa mingi jamaga hakkama saad, isegi siis, kui sa teed mingeid selliseid valikuid, mis võib-olla ei ole nii õiged valikud sellel hetkel, siis sinu sisemine hääl, sinu südame hääl ei tee sind kunagi maha. Your voice of your heart never scolds you. Your voice, your small voice inside of your heart never says that you are stupid. If you are hearing yourself telling those bad things about yourself, then it's not your heart. It's the monkey mind. It's the ego that is like trying to keep you small. Et sinu ego püüab hoida sind väiksena. Nii, vaatame, mis on takistused. Eelmine kord me vaatasime ka, oma küsimus. Näiteks vaatame, mis on praegu kõige suurem plokk, mis võib meile saada kõige suuremaks takistuseks järgmisel nädalal. Whoopsti. Ja see on see, et me ei haara võimalustest kinni. Et meil on võimalus teha midagi täiesti imelist, aga me ei haara sellest kinni. Gabriel, meil on võimalus teha midagi ääretult, istutada midagi ääretult ilusalt või teha midagi olulist, aga kuna me peame ennast väikeseks, siis me ei tee. If you think that we are so small and we don't count in and we can't do anything magnificent, we are too little, then we can't do anything. But there are so many opportunities lying there all around us. We just need to seize them. We need to toot our horns. We need to be brave. Ciao, ciao! Ciao, ciao! Nii lahe sind näha siin. Ma mõtlesin, et ma olen alati unistanud, et ma tulen ja vaatan, et mis sa teed siin ja see on alati väga vahva, mis sa räägid. Ja siis vajutasin hoobilt lingi peale ja nüüd ma olen siin. Aga mul on selle küsimus küll, et mis on selle, mul kurgus kipitab kogu aeg ja teine asi on see, et mul on pidevalt nohu ja ma ise ravin neid kogu aeg. Aga ma ei saa nendest jagu. Vahepeal ma köhin kogu aeg ja vahepeal on põhjus sellest, et on nohu niimoodi ja siis vajub siia kurku, see ajab mind köhima ja vahepeal mul niimoodi kõditab siin kogu aeg. Ja mis sa ütled mulle? Mina küsiks sinu käest, et kelle või mille peale sa solvunud oled? Või kes või mis on sind pahandanud? Nagu mingi asi, mis sind ärritab. Mis on see asi, mis sa mõtled, et nagu nii ei saa ju. Aha. Mis see on? Nii ei saa ju, nii ei ole õige. Mingi selline asi, okei. Mingi selline asi, mis on sind ärritanud. Aga sa ei ole nagu, see võib olla, see on midagi sinu enda juures võib-olla isegi. Et mul on tunne, et sa saad seda väga palju muuta, kui sa võtad ennast vastu sellisena, nagu sa oled. Ja mis siis, kui sa ei ole selline, nagu sa ei ole? Võib-olla see on hea, et sa ei ole selline, nagu sa ei ole. Kas sa oled niimoodi mõelnud kunagi? Ei, absoluutselt. See on
ma nagu enda arust ma teengi seda, et ma nagu võtan ennast sellisena ja järjest enam, et nagu ma olen päriselt. Aga praegu see nina ei jookse ju. See on nagu, hetkel ta ei jookse, mingi periood ta jälle tuleb, vaata, et see on nagu selline. Et neid on hästi palju, näiteks minul on ka niimoodi, kui ma jälle avastan, et mul nina jälle on selline kahtlane või kui mu juppidel on ju, siis ma kohe mõtlen nagu, mis mind nüüd ärritas. Tavaliselt, kui mul mingi kurku tuleb okas, siis on tavaliselt niimoodi, et ma olen lugenud näiteks mingi kellegi kommentaari kuskil või ma olen mõelnud, et mis ma ikka, on ju. Ja aga samas ma olen mõelnud, et nii ei saa ju, nii ei ole ju õige ja siis juba tuleb siia mingi selline ja selle vastu aitab kõige paremini see, kui sa lihtsalt lased minna, et seda on nagu nii lihtne öelda, aga teinekord on vaja nagu selle aktsepteerimiseks teha rohkem tööd iseendaga. Vaata, mida sul kaardid ka räägivad. No vaatame. Kas sul sellised kaardid on? Selliseid mul ei ole, mul on natuke teistsugused. Need tulid eelmise aasta oktoobris välja, need on suht uued kaardid. No vaatame, väga hea. Nii, ja mida me siis küsime kaartidelt? Küsime, kuidas saab Marika kõige paremini oma... Kas sa tahad midagi ette võtta või sa tahad lihtsalt sõnumit teada või mis selle ninaga on? Ma tahan ikkagi nagu ette võtta ja ma nagu teen, kurk on see, mis mind nagu segab. Tõde. Kurk on tõde. Mis on sinu tõde? Mis on sinu tõde? Kas sinu tõde peab olema üleüldine teiste poolt ära hinnatud? Kas on selline sõna olemas, ära hinnatud? Mind nagu segab see, nagu ärritab pigem võib-olla see, et keegi teine valetab töö juures näiteks. Ja see ongi see koht, et ei saa ju nii. Kuidas ta nagu teeb nii? Et ma arvan, et seal ongi see koht, et mis mõttes nagu? Ja, ebaõiglus. Õiglus või ebaõiglus. Nii. Et miski häirib sind. Nii kukkus põrata. Vaata. Muutus. Ja suur muutus, aga vaata, see loss on peaaegu juba üles ehitatud. See oli kunagi maha lammutatud. Nii. Ja nüüd on ta juba täitsa peaaegu üles ehitatud valmis, et sa oled selle transformatsiooni juba peaaegu täiesti läbi teinud, ainult mõned tornid on veel vaata mitte lõpuni ehitatud. Mis tähendab seda, et sa oled nii lähedal. Okay. Lihtsalt natukene on vaja veel tööd teha. Ja siis tuli selline pidutsemise kaart. Et tegelikult on kõik hästi ju. Vaata, siin on maja valmis, enam ei tehta ehitustööd. Aha, on jah. Jah, siin on veel ehitustööd käivad. Aga siin enam ei tehta ehitustööd. Et siia on kirjutatud suured elumuutused, mis vajavad, et sa muudaksid. Sellised kogemused, mis vajavad, et sa muudaksid oma senist elu. Ja täiesti ootamatud avastused iseenda kohta ja siis edasi lükkamisest pääsemine. Et sa ei lükka enam asju edasi, vaid sa hakkadki tegutsema selle nimel. Ja vanadest uskumustest lahti laskmine. Ja see kaart on siis sellest, kuidas kõik on hästi ja kuidas meil on nii palju, mille eest tänulik olla. No absoluutselt. Ja poiss on ka ja tantsite siin ja lilled on ja vaata, need on vist need kevadlilled seal. Mis need on nartsissid või? Ma ei tea, mingid lilled on, kõrval on nartsissid. Ja, nartsissid. Nagu üliäge ju. See on nagu tärkamine ju. Tärkamine ja ärkamine. Kas see transformatsioon, see käib ikka selle kohta, mis ma nagu küsisin, eks, et mis mul seal kurkus on? Mitte üleüldiselt. Jah, sa lihtsalt arened. Et see ebaõiglus, mis sind häirib,
on ju. Ja mida Jah. sa tahad ette võtta, ongi see, et sul tuleb ehitada seda lossi lihtsalt edasi. Eks sa pead, sul ei olegi nagu mitte midagi muud teha, kui sa ütlesid, et sa üha enam ja enam oled paremaks läinud, et jah. Võta vastu. No ma ei tea, kas sa näed, aga vaata, siin on pann. Pann. Ahah, okei. Väga äge. Pannivahuga pann. Ja veinipude, ei ole, see on vannisool ja küünal ja veini natuke ja... Vaatasin ka, et vein. Vein ja roosid. Minu jaoks tähendab see seda, et sul ikkagi tulebki nagu täielikult omaks võtta seda, et tegelikult ei ole midagi halvasti ja see, et teised inimesed elavad teistsugust elu ja teevad teistsuguseid valikuid, see on lihtsalt nende valik. Ja sina ei saa tunda ennast halvasti. Sinu töö ongi selles, et sa kasvatad, sa ehitad ennast nii uueks, et sind ei häiri see, et teised inimesed teevad asju teisiti. Et teised inimesed ei tee asju nii nagu sina. Et nad ei tee samu valikuid nagu sina. Ma kirjutan üles, see on nii hea. Sa ehitad end... Aga see video on YouTube'is üleval ka. Okei. Võtame nädalavahetuse kaardi ka kõikidel, sest ma nädalavahetuseks ei võtnudki inimestele kaarti. Vaatame. Kuule, ma tänan sind. Ma südamest tänan sind. Aitäh. Kuhu ma nüüd vajutan, et ma ära lähen siin? No vaata niimoodi. Hops. Ja oledki läinud. Aga nüüd ma enam ei kuule sind, nii et nüüd sa pead kommenteerima. Või siis annad käega mulle märku, ma tõstan su eetrisse tagasi. Aga sa kommenteerida saad. Private. Ei, sa pead sinna teisele panema, siis nojah. Private chati panin. Comments. Seal on muidu comment section ka. Järgmine, siis kui kella keeramine on, siis hakkab meil kell 6 olema õhtuti. Kõikidele teistele ka teadmiseks. Ja kes on praegu tulnud vaatama, siis jah. Tänase päeva lõpuni saab pikki sõnumeid, lühikesi sõnumeid poole hinnaga, kellel on veel soovib isiklikku sõnumit saada. Et Marika sai sellise lühisõnumi. See on siis 5.50 või? Aga pikemad 20-minutilised sõnumid on 22 € siis nüüd selle soodustusega, aga homsest on jälle 44 €. Nii. Kasut võimalust, kui sa seda praegu vaatad. Nii, aga nüüd vaatame nädalavahetuseks, mis põnevat nädalavahetus meile toob. Nädalavahetuse sõnum jäi meil võtmata. Ole avatud armastusele, seda armastuse vägi, seda läheb põlema. Sõua paati ikka. Süda leegitseb süda. Kunagi oli mingi laul ka. Opening to love, my heart is open. Ava oma süda armastusele, ava oma süda ja vaata kõike läbi armastuse, räägi endaga läbi armastuse. Kuula oma südame häält. See kõik, mis me rääkisime, et väga põnev nädalavahetus tuleb järgmisel nädalavahetusel, nii et täiega äge. Need tuli üks küsimus, ma vastan siis. Otse-eetri videod on kõik tasuta. Kui sa tuled pühapäeval ja sa soovid sõnumit, siis pühapäeval on kõik tasuta otse-eetri ajal. Kui sa soovid sõnumit privaatselt oma postkasti või sa soovid Zoomi vahendusel endale sõnumit, siis privaatsõnumid maksavad. Ja neid siis saab tellida anneliga.tinglitiivul@gmail.com. Saadad mulle kirja ja siis saadan sulle juhised vastu. If you want to book a reading, private reading, just send me an email. You can get my email
I think I put it down here. And then I think this is it for today. If you want to book a reading, do it now, because now it's much cheaper. Kui sa tahad praegu tellida endale privaatset sõnumit, siis täna on see veel soodushinnaga. Aga järgmiseks nädalaks siis ava oma silmad, ava oma süda. Ja kõik on võimalik. Ja lisakaart sulle selline transformatsioon. Nii et kui sulle läks korda see sõnum, mis tuli Marikale, siis on ju väga hästi. Siis see sõnum oli just sinu jaoks. Kõike kaunist sulle. Kohtume järgmisel pühapäeval. Ciao. See you next Sunday.